Mul on võimalus siis anda see aasta meie piirkonna ostjatele üle järjekordsed autovõtmed. See on 3. auhinnane koht tegelikult. Palju õnne sulle ja perele ja naudi siis autot ja sõidurõõmu ja osturõõmu edaspidiseks. Ma tänan. Niimoodi, et ma arvan, et võib-olla nagu päriselt kohale jõuab ikkagi siis, kui ta mul nüüd homme hommikul ka veel ukse ees on kodus. Et ega ei, tõsiselt, väga õnnelik ja uskumatu. Huvitav asjal oli see, et kui ma eelmisel reedel siis nagu teatati, et ma võitsin pealoosi, siis ma neljapäeval, kas ma mingi Coopi reklaame vaatasin ja siis ma huvi pärast logisin Coopi kontole sisse, et vaatasin, kas ma ikka osalen selles loosis ja panin, vaatasin, et andmed on kõik õiged ja salvestasin andmed ära. No, oli reedene päev ja mulle helistas Martin Miido, kes on siis Coopi kommunikatsioonijuht, ja teatas, et alguses küsis, et te olete siin aprilli alguses Coopi Lotoga liitunud, et mis te siis sihite, et nagu autot tahtsite või? Ega ma nüüd ei osanud nagu midagi sihtida, et ma mõtlesin, et pigem osalen loosis, et huvitav kaupluse käime siin ju tihti, et võib-olla tõesti õnn aretab kunagi ja ega ta oli mul juba meelest läinud ka ja siis Martin ütleski, et aga teate, Janek, et kui ma teile ütlen, et te võtsite peahoinna, siis te ilmselt seda ei usu, ja ma ütlesin, ega ei usu küll. Ei, te võite minna kontrollida Coopi lehelt, et minu number on täiesti olemas, ma olen õige inimene, et see ei ole mingi pränkkõne, ja me vestlesime pikalt ja kõne lõpuks, kui ma ka veel ikkagi tendiselt ei uskunud, vaatame, kus auto käes on, siis vaatame edasi.